tagasi mõtteaine maailma. Mina olen Mattias Eerik. Mina olen Mats. Mina olen Jorgen. Ja meie olemegi mõtteaine. Täna meie olemegi kogu mõtteaine. Aga inimestel on väga palju mõelda, nagu meie üle. Täpselt. Tänane saade toimub meil uues kohas. See on niisugune ajutine asenduskoht, ma ütleks pigem mitte kui uus. No just. Ajutises ebatavalises kohas. Kus me oleme? Me oleme Tartu Ülikooli filosoofia osakonnas. Aga me oleme siin sellepärast, et jalgpall. Jalgpall, jah. Jalgpall. Ehk siis, et meie tavapärases lindistuskohas vaadatakse praegu maailmameistrivõistlusi ja jalgpalli vaatamine ja saate lindistamine samaaegselt ei sobi hästi kokku. Jah, et tead, mis värk selle kohaga on, kus meie praegu oleme. Umbes 10 aastat tagasi olin mina õpilane, kes veel ei käinud ülikoolis. Läksin 2009 ülikooli. Ja mul oli suvevaheaeg gümnaasiumis ja siis ma otsisin endale tööd ja siis ma sain endale töö otsa tulla ehitusele lammutama, lõhkuma ja ära vedama. Siis ma tulin siia ja siis ma tegin seda keldrit siin puhtaks ja... Nii et sina aitasid selle maja valmimisele kaasa, või renoveerimisele kaasa? No jah, sellega, et ma olin nagu muskel, kes vedas vana rämpsu siit välja. Mina mõtlen selle peale, et kas meil tuleb nüüd täna ekstra tark saade või just vastupidi. Ma arvan, et see on, esiteks on nagu see, et me jalgpalli tõttu oleme täna üldiselt teises kohas on nagu, ma ütleks, hea märk, sest et meie järgmise nädala külaline on jalgpallikohtunik. Ja me räägime ilmselt siis temaga nii jalgpallikohtunik olemisest, aga ilmselt räägime natukene maailmameistrivõistlustest ka. Jah, maailmameistrivõistlused on selleks järgmise nädala saateks juba jõudnud finaalvoorudesse. Ma ei tea, kas need ilmselt on seal poolfinaalid vist käimas sellel ajal. Vist on veerandfinaalid. Või nagu... No see hakkab 8-ndikfinaaliga pihta. 8-ndikfinaalid ja veerandfinaalid peaks olema järgmine nädal. Poolfinaalid ja finaal peaks olema ületuleval nädal. Aga siis on hea aeg, kus võib-olla ka teiselt entusiastilt küsida ennustusi ja tähelepanekuid, et see on põnev. Mina isiklikult, ma ei ole suur jalgpalli fänn, aga selle aasta MM-il ma olen 80% mängudest vaadanud, mis on täiesti enneolematu minu puhul. Mina ei ole vaadanud mitte ühtegi mängu, sellepärast et ma ütlen ausalt, et nagu tegeledes võitlusspordiga ja vaadates võitlussporti, siis jalgpall lihtsalt tundub liiga aeglane ja igav. Pluss veel see, et inimesed kukuvad liiga kergesti pikal ja vähkrevad maas. No see on jah, päris piinlik. Laupäeval oli UFC Singapuris ja meie ajatsooni järgi see oli kell 3 meil päevasel ajal või kell 5 või midagi sellist. Ja siis ma vaatasin arvutist, vaatasin UFC-d laivis ja telekast vaatasin jalgpalli samal ajal laivis ja siis... Multitegum töö. Jah, ja siis mu tüdruksõber vaatas kõrvalt pealt ja mõtles, et kes see inimene on, kes on järsku välja hüppanud ja nüüd vaatab sporti hommikust õhtuni. Aga see, et me täna siin oleme, ma arvan, kui Jorgeni küsimuse juurde tagasi tulla, et kas tuleb eriti niisugune mõtterikas osa, et siis ma arvan, et see on jällegi nagu pigem jällegi hea märk. Sest et loodetavasti me saate lõpupoole saame tegeleda natukene niisuguste filosoofilistemad teemade ja küsimustega, kus me siis võtame ette ühe konkreetse filosoofilise ja psühholoogilise sega uuringu ja natukene vaatame, mis meie sellest uuringust arvame. Nagu heaks tavaks saanud, siis me vabalt mikrofoni ei hoia. Mida? Me oleme peaaegu iga saade räägime filosoofilistel teemadel, see on hästi hea. Ja. No, see on kuidagi tuleb paratamatult kaasa. Nii, aga avastused viimasest ma mõtlesin, et räägime pigem lihtsalt natuke, et mis meie saatega suvel saab, et võimalik, et juulikuus on natukene rohkem ebaregulaarsust kui tavaliselt. Ja, et võimalik, nagu... et tuleb mõne nädalane paus. Jah, PSA oli eelmine suvi umbes samasugune, et kuna inimesed elavad ja suvi tekitab inimestes liikumise soove, siis kes on maal, kes on puhkusel, kes on välismaal, mina lähen näiteks, ma lähen Belgiasse treeninglaagrisse, ootan suure põnevusega. Kuna see treeninglaager nüüd hakkab? See on alates siis 8. Aha, ja see on nüüd jitsu või MMA treening? See on jiu-jitsu laager. Seal on üle 200 inimese.
seal on, ma arvan, kuskil suurusjärgus 20 musta vööd ja teist sama palju pruune vöid, nii et tase on väga kõrge. kas seal on ka selliseid nii-öelda mainstream meedias jitsu nimesid, kes annavad võib-olla mitte päris, selles mõttes, et seal on neid, kes on saanud häid võistlustulemusi, Robson Barbosa, seal on Chris Haueter õpetab seal, ma lähen Chris Haueteri ekstra seminarile veel, et Chris Haueter on üks siis, et ameeriklastel USA's on nagu selline Brasiilia jiu-jitsu, nad ütlevad ise nagu Dirty Dozen, mis on siis 12 nagu esimest ameeriklasest musta vööd. Ta on üks nendest. Kas sa võtad oma medalid kaasa? Ei võta. Aga et kuidagi, et see oleks nagu julgem tunne selles seltskonnas. Ei, ma arvan, et see vastuvõtt saab olla väga hea. Ma ise kusjuures, ma ei lähe sinna päris ainult külalisena, ma teen nagu 2-3 väikest siukest workshopi spordipsühholoogiast, Brasiilia jiu-jitsust, trennide andmisest ja võistlemisest. Kas sinuga võeti ühendust ja küsiti, et kas oleksid nõus sellist asja tegema? Kuidas see käib? Põhimõtteliselt küll jah, aga need, kes laagrit korraldavad, ma võin öelda, et nad on nagu võib-olla isegi, nad on head tuttavad ja siis... Vastutasuks selle eest saad sina ägedal laagril osaleda? Ma saan ägedas laagris osaleda. Väga lahe. Ja mis edasi saab suvel? Mis siis juhtub, kui laagris käid? Olen perega Lääne-Eestis, võib-olla Tallinnas, vaatab mingil ajal vahepeal võib-olla Tartus, et võib-olla Pärnus, võib-olla Haapsalus, võib-olla Viljandis vahepeal korraks. Eesti on väike, põhimõtteliselt ühe päevaga jõuab juba mitmes linnas ära käia. Aga see-eest 3 lapsega nagu ei taha väga ühe päevaga mitmes linnas käia. Et tahad paikseks jääda, et kui sa oled juba ette võtnud selle, et sa mingi 3-4 tundi kuskile sõidad, siis tahad sinna jääda. Võt. No võt, jah. Kas kellelgi on veel mingeid eluasju, mida heietada, jagada kuulajatega? Jah, et järgnevatel nädalatel, nagu siin juba ette hõigatud, et meil tuleb üks külaline. Mul on veel hetkel kinnitamata külaliste kutseid õhus, et neid võib-olla järgmine saade välja hõigata. Et ma usun, et saade ilmub peaaegu, et regulaarselt edasi ilma Jorgenita mõni aeg. Aga business as usual peaks naasema hiljemalt augustis. Just, ja siis me oleme ka Raadio 2 tagasi regulaarselt. Jah. Sa mainisid, kuidas sa vaatasid UFC Singapuri. Ma annaksin soovituse selliste eksprompt MMA sekundite näol, et kui keegi jällegi mõtleb, et ma muidu MMA-d ei vaata, aga siin mõtteaine mehed vahel räägivad sellest ja et võib-olla võiks proovida või midagi, siis järgmine nädal on taas üks suuremat sorti sündmus, et on ameeriklastel on, nagu nad ise ütlevad, on Red, Blue and Fight Week. Ehk siis on ühtlasi USA iseseisvuspäev ja sellel ajal toimub alati kõvasid MMA üritusi, et on 2 päeva järjest ja eelkõige on siis või vaatate neid videosid, siis saalis on hästi palju sõdureid. Jah, et aga sihikul on siis UFC 260 ei, 226. 226, jah, 226, kui on siis poolraskekaalu tiitli omanik Daniel Cormier võistleb raskekaalu tiitli omaniku Stipe Miocic'iga, mis on kindlasti väga põnev matš ja sellel üritusel üldse on veel väga kihvte matše, nii et pange oma... Fännidel on kindlasti väga äge õhtus. Jah, et kas vaadake seda siis UFC.tv-st, kus tuleb osta endale päris krõbeda lisatasu eest, siis see nii-öelda maksa ja vaata versioon sellest või siis olge leidlikud. Olge leidlikud, kus saab krõbeda tasu eest endale krõpsu osta näiteks koju hoopis. Ma ei saanud sellest naljast aru, aga olgu. See oli krõbedate asjade üldse mitte väga krõbe. Sa tead seda, et kui sa pead seda seletama, et siis nali nagu kohe. Ei no, see oli juba enne kadunud. Mina olen alati arvanud, et mul on head naljad, et seetõttu ma pean neid kordama ja seletama. Hästi tihti. Et see tähendab seda, et ma teen head nalja. Ei, see ei käi nii, see ei käi nii. Ma pean mõtlen. Oh my god, huumor, I'm doing it wrong juba 34 aastat. Nii. Räägi sina ka, Mait. Mida sina suvel teed? Kuhu sa lähed? Mis toimub sinu? Ma võin öelda niimoodi, et mul on mõnes mõttes Jorgeniga sarnane asi tulemus, ehk et mingid inimesed kuskil maailmas mõtlesid, nad korraldavad konverentsi, kutsuvad inimesi üle maailma kokku sinna esinema ja siis ühesõnaga, kuna siis mitte, et seal oleks nagu otseselt inimesed, keda mina tunnevad või kes mind tunnevad, aga see oli siis niimoodi, et nemad tunnevad kedagi, kes tunneb mind ja siis läbi nende mind soovitati, et tule meile konverentsile esinema ja siis ma lähen nüüd
2 nädala pärast Keeniasse nädalaks Väga põnev. konverentsile kõnelema sellest, kuidas siis nagu põhjendada või ütleme, kuidas üldse võtta vastu seadusi situatsioonides, kus inimestel on väga sügavad ja kestvad moraalsed lahkarvamused. Oi. Jah. See kõlab natukene niimoodi, et sa lähed sinna ja natukene räägid sellest ja siis kõigil on, et nojah, aga. No selles mõttes, et no see on niisugune, kuidas öelda, see ei ole spetsiifiliselt filosoofia konverents, vaid see on niisugune nagu distsipliinide ülene konverents. Nii et selle tõttu ma pean rääkima pigem nii-öelda lihtsalt, sest ma ei saa eeldada, et publikus on nagu spetsiifilised terminoloogiad asjad, et. Jah, et selles mõttes see saab olema rohkem niisugune, ma ei tea, natuke nagu populaarteaduslik pigem. Kas sa kavatsed kasutada seda fraasi, et kui sa millegi üle frustreerud, siis sa saad öelda Wakanda shit is this? Oi. Ma ei ole kindel, kas see on hea mõte. Nad võivad seda võtta valesti, sest et ju ma ei ütle, et see on võrreldav. Me ei pea nagu sellesse nalja nagu. Kas te soovite, et ma seletaks teile seda? Ma ei ütle, et see on võrreldav, eks. Aga siin oli ju paar kuud tagasi juhtum, kus olid Kasahstanist esindajad Eestis ja siis ministeeriumi keegi töötaja kasutas Boorati pilti illustreerimaks on ju. Ja siis oligi nagu see, et jäigi nagu arusaamatuks, et kas see oli kellegi ebaõnnestunud nali või kellegi nagu täiesti igasugune nagu konteksti tundetus või mis see nagu oli, on ju. Aga selles mõttes, eks, et ma ütlen, kuna sellel, kuidas Wakandat ja nende elanike, vähemalt siis minu ütelda, et see, milline on selles filmimaailmas nende Wakanda elanike avalik profiil, et seal on olulisi visuaalseid sarnasusi sellele, milline on, ütleme siis nagu Keenia osade elanike või hõimude väline sarnasus. Ja selles mõttes ma ei ole kindel, kui tundlikud nad selle osas on ja kas nad vaatavad seda kui head või halba. Aga see on iseenesest huvitav küsimus, mida sa võiks nagu uurida kohalike käest. Mida sa võiks kohalike käest uurida. Et kas nad on selle kultuurilise fenomeniga, kuivõrd on nad tuttavad. Mis nende tunded ja mõtted nagu on selle osas, et kuidas nagu neid, ütleme, mingis mõttes neid nagu selles mõttes, et laias mõttes väga paljud inimesed. Wakanda opinions you have about the MCU. Sest et ju väga paljud inimeste jaoks on see, et nad ütlevad Aafrika ja nad siis panevad kõik need 40, mis iganes palju seal neid riike on ju, ühte patta, mis on ilmselgelt ju täiesti selles mõttes väga vale või kuidagi siukene väga tohutu üldistuseks. Et selles mõttes paljud inimeste jaoks ongi kuidagi nagu, et Aafrika on kõik üks ja siis kuna see on mingi kujutus Aafrikast, et siis see nagu mingis mõttes ju koheselt nagu värvib kõikide inimeste nägemist. No tõesti, see on hea mõte, ma pean selle meelde, et ma vaatan. Aga ei ole siis või? See on, ma ei mäleta kust, aga ma just põrkasin nagu sellega kokku, et inimesed millegipärast ikka ei mõtle nagu enda kontinendist kaugemale, et meil on ka, et me kasutame ikkagi väljendeid nagu umbes, et keegi, et ta on nagu asiaadi välimusega, eks ju. Kuigi tegelikult on nagu see, et Aasia on nagu, Aasia ja Aafrika on oluliselt suuremad kui Euroopa ja see diversiteet nagu seal sees on, kas see on üldse nagu mõõdetav kuidagi moodi objektiivselt, aga see on ikkagi nagu ma arvan, et vähemalt sama suur kui Euroopas. Välismaa meeldis ka nagu Asian looking somebody, on ju. Ei, aga vaata, minu meelest Aafrika saab selles osas veel nagu eriti kehva positsiooni, sest et kui keegi näiteks, nagu ma olen niivõrd tihti näinud olukordi, kus on see, et keegi ütleme nagu loetleb. Ja siis ütleb, et näiteks nii nagu on, ma ei tea, Mehhikos või Brasiilias või Hiinas või Aafrikas. Ja see on nagu see, et nagu ta pannakse niivõrd nagu sellesse ühte patta, nagu ta oleks kõik üks ja monoliitne, on ju. Aga see on täiesti. Tegelikult seal on ju väga-väga erinevad kultuurid ja regioonid ja nii palju erinevad riike. Ja ka inimesed näevad väga erinevad välja tegelikult. Et okei, meil on nagu see silmavärvi ja juuksevärvi argument, aga tegelikult on nagu seda eristust võimalik ka teha nii. Kui keegi ütleks samamoodi, et nagu teeks loetelud, näiteks, et nii nagu tehakse Mehhikos või Brasiilias või Euroopas, et see oleks ka nagu see, et mis mõttes nagu, et Euroopa on ju täiesti erinevaks. Nii. Oma mätta otsas olemine on ikka halb. Jah. Aga siis teine asi, mis ma kindlasti veel tean, et ma suvel teen arvamusfestivalile, ma lähen, see on alati suve üks suurimaid. Ka mina olen saanud kutse enda esimesse paneeli. Kuidas nii esimesse? Sa eelmine aasta esinesid? Ei, ma mõtlen selle aasta esimesse. Et nagu mind on kutsutud nagu ühte paneeli antud hetke seisuga. Võib-olla lisandub veel mõni, kes teab.
mina eelmine aasta rääkisin, see aasta ei ole ühtegi kutset veel tulnud. Eks ma siis pean publikust mölisema ja kommenteerima. Jah, Ja et agaralt kes viitima. juba mõtleb Arvamusfestivali peale, siis 11. augustil kell 11, kui ma õigesti mäletan, et on Õhtulehe meediatelgis on spordipsühholoogia teemaline arutelu. Siuke kõmuline spordipsühholoogia teemaline arutelu. Selle sama teemaga, mis me siin rääkisime, just mul tuli meelde üks loll miim, mida ma nägin. Ma ei saa sellest aru, et ma vaatan seda korra uuesti. Et Kaarel Nõmmik pani Instagrami mehikoorma pildi ja siis pani alla Trumpi, kes vajutab wall nupule. Ja ma muigasin selle üle päeva, sest et see on nagu... Nüüd ma saan aru. Jah, Nüüd ma sain aru. nagu mehikoorma. Sinna Jah. sai. See on parim raadio nagu visuaalseid meeme seletada. Kas sa paned see meem sinna linkidesse ka? Ja, see on tegelikult hea mõte. Kas te teate muidu lihtsalt sellega seoses, kui me juba kohanimetest räägime, et kus asub see Common Sense? Nagu on koht, mille nimi on Common Sense. Eestis on jah, üks koht, mille nimi on Massiaru. Kuigi nagu Massiaru võiks olla pigem nagu, nojah, see on siuke Hive Mind. Hive Mind. Või Hive Mind hea vaste Facebookist jooksis läbi, oli Taruaru. Taruaru, jah. Aga Massiaru on ju täitsa olemas koht. Massiaru on jah koht. Nii, kas nüüd saame? Ma vajan veel natuke sellel teemal selgitust, et kus see täpselt asub? See asub Pärnumaal. Siis te muidugi teate. Ei, mina ei teadnud. Või no ma olen selles nagu mõttes, seda nime kuulnud. Kui minna Pärnust lõuna poole, siis seal on nagu ühel hetkel see maantee läheb 8, nii et see on nii-öelda see vana Riia maantee. Ja meil on seal mitmeid tuttavaid ja meil on see, ütleme, seal on ka see koht, kus me pidasime oma pulmad, nii et selles mõttes meil on abikaasaga sinna erinevaid põhjuseid sinna minna ja sealt mööda seda maanteed sõita. Lisaks sellele, et seal on nagu väga ilus ja niimoodi ja siis jaanipäeva ajal me käisime seal ja siis ma taaskord jälle nägin seda silti, seal ühe koha peal üks siuke silt, mis ütleb, et et pööra siit vasakule, et saada Massiarusse 9 kilomeetri pärast, nii et see peaks siis seal kuskil Pärnu maakonnas olema niimoodi Pärnu ja Riia vahel seal. Mul meenub sellega seoses kohe mitu asja, et tuli teemaks jaanipäeva sildid, eks ju, kõik ilmselt teavad seda Tapa ja Loobu teeristi, eks ju. See oli üks mõte ja teine mõte on siis see, et aga et kas te olete mõelnud, et ilmselt ei ole juhus, et tõenäoliselt te olete kuulnud kohast nimega Litsmetsa, mis on, eks ju. Aga võib-olla te ei ole mõelnud selle peale, et Litsmetsa vahetus naabruses asetseb Karilatsi. Karilatsi või? Jah, Karilatsi. Et millest võib eeldada nagu teatavat võib-olla põhjust, tagajärg, seost kuidagi moodi mingis rahvapärimuses. Aga ma tahtsin siit sujuvalt sellelt jaanipäeva märkelt minna minu eepiliselt suurde tõelisesse nädala WTF-i, et me pöördume pärast veel avastuse juurde tagasi, mis on see, et jaanilaupäeval, kui ma viibisin Pärnus, siis ja panin lapsi magama. Ei kakeldudki? Ei kakeldi, või kindlasti kakeldi, see on Pärnu, come on. Et ma ei näinud, aga mingid seltskonnad lähedusest otsustasid esiteks lasta ilutulestiku aasta kõige valgemal ööl, mis võib-olla ei ole nagu kõige produktiivsem mõte, küll aga on väga tüütult lärmakas. Ja teiseks otsustasid siis nagu vastastikku tuututada autosignaalidega umbes kuskil 10:30 õhtul. Ma saan aru, et kaua üleval ja minu meelest on isegi öörahu mingid erandreeglid nagu. Aga selegi poolest, come on, ilutulestik ja autosignaalid võiks nagu. Kas see oli kuskil nagu linnas sees? Jah, linnas sees. Linna servas. Nojah. Et mul oli nagu, mu see WTF oli peaaegu nii suur, et ma mõtlesin, et ma tulen voodist välja ja ma lihtsalt lähen selle ääle suunas ja lähen mölisen nende tüüpidega. Tähendab, selles mõttes, et mina ütleks, et see oleks olnud pigem hea mõte. Selles mõttes, et nagu, et vähemalt nagu, et kommunikeerida neile inimestele seda, et nad isegi kui nagu see ütlemine otseselt ei avalda neile mõju, et siis vähemalt neil nagu tekiks see, et nagu väike lootus, et neil tekib see, et me tegime midagi, mis tegelikult võib-olla kõikidele ei meeldi. Et ma arvan, et rääkimine või nagu selles mõttes suhtlemine sellistes olukordades on palju parem kui see vaikimisi kirumine või kuidagi. Jah, aga ma olen vaikimisi kirumisest läinud sammu edasi, ma kirun avalikult. Et võib-olla kui keegi nendest kuulab või kui kuulab keegi, kes teab kedagi, kes siis kas lasi ilutelestiku või autosignaale öösel, siis
nagu palun andke neile edasi minu siiras WTF. just. see on kurb. Mina olin jaanipäeva aegu Tartus, aga kuulsin ka öösel sükest nagu niimoodi kuskilt, see tuli nagu naaberaedadest igalt poolt nagu kella 3-4 aega peal ilusti akna vahelt sisse. Et aga tead, mis mul tuli no sisse telefoni, mis tekitas mulle WTF-i, oli see, et ma tegin üks päev oma lahti Messengeri ja seal olid reklaamid. nii. Minul on juba päris ammu Messengeris reklaamid. Minul on ka, jah. Minu jaoks oli see tõesti eelmise nädala teema, ma teen telefoni lahti ja siis on seal need paar esimest vestlust, kellega ma viimati rääkisin ja siis ekraani all ääres on reklaam ja mul on niimoodi, et reklaam, mida sa teed minu Messengeris, mine siit ära, ma ei taha sind. See on väga halb. Ma tunnen, et mind on petetud, et Facebook võttis nagu niukse 6-aastase kampaania, et nagu sujuvalt õõnestada ära kõik minu teised suhtlusvahendid ja koondada minu kogu suhtlus sinna masinasse, sellesse ühte programmi ja nüüd serveerib sealt mulle mingeid reklaame. Mis on, ma olen niimoodi, et ma ei tea, mida ma teen, ma vist pean hakkama uuesti inimestele telefoniga helistama. WTF Zuckerberg, miks sa nii palju raha tahad saada? Just, eks. Ja tegelikult see pole ju üldsegi saladus, et alles hiljuti kevadel Facebook hakkas vähendama aktiivselt seda reklaamimüügi osakonda või seda võimalust ettevõtetele siis nagu nii-öelda sinu seinal valimatult tooteid reklaamida, et piirata vähem seda ja isegi Voos, kus mina töötan, voog.com see platvorm, ka meil läksid nagu mitmed reklaamid läksid kinni ja meie reklaamkonto blokeeriti täiesti ära, öeldi, et see ei ole enam aktsepteeritav teenus, mida reklaamida. Ja siis me tegime lihtsalt uue konto ja nüüd jälle kõik toimib. Ja noh, et ei tundu, et nagu eriti see masin heituks, sellepärast et Instagramis on ju ammu väga palju reklaami ja Instagrami populaarsus, see on võib-olla nädala avastus, ületas 1 miljardi. Et Instagramil on nüüd üle 1 miljardi kasutaja. Instagram on väga populaarne ja Instagram on selles mõttes ka läinud üha enam segaseks, et mitte ainult ei ole see, et postitused on suvalises järjekorras, vaid nüüd sa näed teiste inimeste soovitusi ka, et ma olen Instagrami, vaatan seal, et Jörgen teeb pannkooki ja mul ema on Tallinnas mingi, järsku on mingisugune suvaline Mari seal vahel, keda ma ei tea, keda ma ei jälgi, aga ta soovitab mulle, arvestades siis sellel põhjal see algoritm vaatab, et tema võiks olla minu nagu sihtgrupi inimene, nagu, et kas ta on tuttav või ta tegeleb mingite asjadega, mis mulle meeldivad. Et siis on see, et scrollid nagu mööda, et siis mõtled lõpuks, et miks ma seda kõike vaatan. Ja siis Mats on nagu rahuloleva näoga, mõtleb, et aga mina ei käigi sellepärast Instagramis, et mul ei ole vaja sellist rämpsu enda pähe. Ma võtaks selle tehisintellekti teema kokku ühe avastus tweetiga, säutsuga, mida ma nägin. Ma kahjuks ei mäleta peast, kellel oma see oli, aga see säutsu umbes mõte oli siis selles, et tundub, et tehisintelligentsi või tehisintellekti areng läheb sinna, et see kas teeb meie kõigi elu lihtsamaks ja paremaks või siis tapab meid kõiki kiiresti maha ja mõlemad variandid ei tundugi nii halvad. No ja rõhtama kiiresti, eks. Ja. Ja sellel teemal võiks väga pikalt, ilma nagu naljata. Et arvestades asjad või arvestades asjade üldist käiku, siis on mõlemad variandid päris head. Oota, kas sa said oma WTF-i? WTF minul oli paar tükki, kõige päevakajalisem, mis on Jörgenile hästi igav teadmine, on see, et Saksamaa kukkus täna jalgpalli MM-ilt välja, valitsev maailmameister kukkus välja juba nii varakult ja Lõuna-Korea lüpsid nad 2-0. No see lüpsmine on natukene nüüd... Okei, lisaajal Sest et tegelikult ühe värava selles mõttes lõid nagu ausalt ja mängusituatsioonis, aga teine värav oli olukorras, kus nüüd Jörgen peab siis... Vahet ei ole. Väga põnev, väga põnev. Ma tahan seda öeldakse, et see teine värav, mis löödi olukorras, kus Saksamaa oli võtnud seisundi, et väravaht oli nagu juba nagu vastaste poole peal ja osales mängus, sest et nad teadsid, et nagu kui nad nüüd vastuväravat ei löö, siis on kõik läbi. Seetõttu, ja siis oli see, et oli palli kaotus ja siis oli tühi värav. Ja sellisest olukorrast värava löömine, ma ei ole minu meelest õige öelda, et lüpsti 2-0. Et selles mõttes, aga olgu, jah, tõesti, see on ikka natukene, jah. See on päris ootamatu, jah. Et tõepoolest, kuidas nii võimalik on. See oli minu tänane WTF. Olgu.
nii häid asju. jah, põnevaid asju, huvitavaid minul asju. läks nüüd pea tühjaks. Minul on 2 asja, mis ma tahaks ära mainida, et üks kuulaja kirjutas meile ja soovitas meile Intelligence Squared podcasti või nende YouTube'i kanalit. Ja ma tahtsin lihtsalt sellele kuulajale öelda, et Intelligence Squared oli üks, ma arvan, et see oli kas vist teine või 3. podcast, mida ma üldse alles kuulama hakkasin. Et ma olin kunagi hästi ammu ühe sattunud nende ühe YouTube'i video peale ja siis ma olin seda vaadanud ja ma olin selle kirjutanud endale ülesse märkme, et Intelligence Squared. Ja siis, kui ma hakkasin podcast'e kuulama, siis ma otsisin need ülesse ja ma olen väga aktiivselt kuulanud ka nende paari aasta taguseid diskussioone ja mõnikord on isegi päris vahva, nagu tõesti nagu mitu aastat vanad diskussioonid. Näiteks seal oli mingisugune tõsine diskussioon Brexiti teemal 2 aastat enne, kui see hääletus üldse toimus, mis oli omakorda nagu mingisugune 3 või 4 aastat minevikus, siis oli nagu huvitav kuulata, mida siis räägiti ja milline see tegelikkus tuli. Ja seal on hästi palju huvitavaid teemasid, mida ma olen kõike väga hea meelega kuulanud, nii et selles mõttes ma kirjutan sellele kuulaja soovitusele 2 käega alla. Intelligence Squared on tõesti hea podcast. Väga põnev. Mul seoses, kui me siin mõned nädalad tagasi rääkisime ka YouTube'i kanalitest, mida me vaatame, siis ma hiljuti, mul on väga pikalt olnud selles mõttes selline nagu seismajäämine YouTube'is, et ma vaatasin mingi aeg mingisuguseid vlogereid, kes mul huvi pakkusid, kes lihtsalt erinevatel eluteemadel tegid videosid, eluvideosid, mis iganes. Ja siis mingisuguseid spordikanaleid, on ju. Nüüd ma hiljuti avastasin uue sotsiaalmeedia entertainment kanali, selline näitleja ja filmide produtsent ja mees nagu Will Smith tegi oma enda YouTube'i kanali, mis on tõusnud väga kiiresti poole aastaga väga populaarseks. Aga minu tagasihoidlikul hinnangul on tema kanalis väga hea kvaliteediga videod, et ta on kõik oma tööreisid, mis ta teeb kuskil, kas ta käib konverentsidel rääkimas noortega või ta käib mingit filmi tegemas või ta käis mingit FIFA-sta kuradi laulu lindistamas ja muusikavideot tegas. Ta on kõik need tripid kuidagi ägedalt videodesse teinud ja põiminud sinna vahele mingisugused erinevad klipid enda elust ja filmidest. Ja see on üle pikka aja selles mõttes selline nagu on näha, et tal on oma tiim, kes tal neid videosid valmistab ja neil on seal sisu, need on sellised 5-minutilised vaatamised ja need on lõbusad ja naljakad ka, et nagu ma vaatasin isegi siin enne jaanipäeva päris mitu videot ära järjest, et see oli nagu hea avastus, et lahe. Ma saan selle pealt teha ülemineku enda ühte avastusse, sest mul on seekord, nagu ikka ma loen päris palju artikleid internetist, just nagu selliseid tõsisemaid nagu arvamuslugusid ja ma lugesin ühte päris masendavat lugu nagu nutiseadmetest ja vanemlusest. Et kus oli nagu väga hästi lahti kirjutatud, et see kõige võib-olla kesksem iva või millega nüüd meie kuulajad meelitada ka seda lugema. See oli Atlanticus, kui ma eksi. Oli siis see, et see nutitelefonide ajastu, mis võimaldab meil nagu nii-öelda tööd kodus ja digiajastu on muutnud lapsevanemluse selliseks, kus ühest küljest lapsevanem on kogu aeg nagu füüsiliselt kohal, mis tähendab seda, et ta nagu piirab lapse autonoomiat, et laps ta ei saa teha mingeid loovaid lolluseid, aga teisest küljest nagu vaimselt ei saa laps kunagi olla kindel selles, kas ja kui palju see vanem on kohal. Emotsionaalselt, nii-öelda siis üldiselt emotsionaalselt. Ja see on väga halb. Väga halb ja see minu puhul on ka see näiteks väga tõsi, et minu enda tütar ütleb mulle mitu korda, et vahepeal, et pane ära telefon või pane ära mingi asi, sest mul on niimoodi, et ma teen selle ruttu ära, siis ma kohe hakkame näiteks mingit lauamängu mängima, aga ta peab mingi 4 korda mulle ütlema, et ma saaks nagu okei, et see on absoluutselt väga tõsi. Ja see on mind ennast pannud aru saama ka seda, või viimasel ajal nagu see artikkel üldse, ma olen viimasel ajal saanud aru tegelikult, et meid on kuidagi väga nagu tõmmatud sellesse võrku, et see digisuhtlus on kuidagi hästi efektiivne justkui ja see sõnumite vahetamine. Aga samas nagu on mul viimaste kuude vältel tulnud nagu palju nii-öelda päris asju ajada nagu chati rakendustes. Ja ma saan aru nagu kui ebaefektiivne see tegelikult on võrreldes helistamisega näiteks. Sellepärast, et esiteks on see, et need vastused nagu viibivad mingitel hetkedel ikkagi, et see nii-öelda võimalus vastata mis iganes ajahetkel on tegelikult nagu siuke 2 teraga mõõk, et see venitab nagu kohutavalt aega ja teiseks ikkagi nagu sinna mõnesse reaalse teksti sa saad
pakkida nagu nii palju vähem infot, et tegelikult ikkagi palju vähem infot liigub palju pikema aja jooksul. Ja teatud tüüpi nagu ülesannete puhul, mida on vaja nagu näiteks meeskonnas lahendada, on see tegelikult nagu hästi ebaefektiivne. Suuremate, ütleme, tõsistama küsimuste puhul jah, ma olen täiesti nõus, et ma olen ka nüüd, ütleme niimoodi, et mul oli vaja ajada mingisuguseid asju mingite inimestega, kes on minu, ütleme, tuttavad või sõbrad ja kellega oli nagu see, et ma ei ole päris kindel, mis nende emaili aadress on ja ma kirjutasin neile Messengeri ja siis oligi tõesti niimoodi, et ma kirjutasin valmis selle, mis ma tahtsin kirjutada, siis ma nägin, et ei oota, ma pean siia algusesse panema selle too long didn't read 2-realise kokkuvõtte. Sest muidu on nagu see, et see tekst on nii pikk ja põhjalik, et nagu muidu see suhtlus nagu ei toimi nagu üldse. Aga ma tahtsin küsida selle artikli kohta, et nagu kas selles artiklis mainiti või kui ei mainitud, siis mis on sinu enda nagu siukene siis see hüpotees selle kohta, eks, et kui palju sellest nii-öelda nagu sellest potentsiaalsest negatiivsest efektist sõltub sellest, kui vanad need lapsed on. Selles mõttes, et kui meil on tegemist nädala aega vana beebiga, et siis on nagu see, et kas sellele beebile on vahet, et ma nagu samal ajal tegelikult vaatan arvutist filmi, kui ma teda hoian. Et nagu ma saan aru, et kui sul on 5-aastane, siis 5-aastane laps, kes teeb midagi, siis ta tahab, eks, et sa oleksid aktiivselt seal ja suhtleksid temaga, mitte lihtsalt ei oleks füüsiliselt kohal, on ju. Aga kust maalt see huvitav see nagu piir läheb, millal võib öelda, eks, et selle beebi vahetusläheduses pidevalt nutiseadmete kasutamine ei mõju talle nii-öelda nagu. Tegelikult nagu juba, ma ei ole päris kindel, nagu, et ma nüüd arengupsühholoogiliselt paika panen, aga nagu nii-öelda üldiselt ma saan vastata. Et tegelikult juba nagu mõne kuustele nad hakkavad, selle mõttes siis, kui ta hakkab enda pilku nagu fokusseerima, siis on silmside hästi oluline. Silmside ja temaga nagu nii-öelda näoga kontaktis olles. Nii et olles ise nagu siis selle faasi läbi teinud, et kuskil seal kuni ütleme võib-olla, kui sa oled nagu piisavalt tähelepanelik oma lapse suhtes samal ajal, siis kuskil seal ma arvan nagu, et kuskil kuni seni ajani, kuni nad hakkavad rohkem õppima rääkimist, mitte veel ise rääkides, aga hakkab selline nagu lalin ja need asjad, siis sinnamaani näiteks ühe kõrvaga podcasti kuulata, et see on okei. Või võiks olla justkui okei. Sest juba see, et su nagu see pilk on eemal, et see annab siukse emotsionaalse külmuse ja arvatakse ja tegelikult nagu see, et sa nagu nii-öelda suhted lapsega, et ta nagu näeb su nägu, ta näeb su nagu päris emotsioone ja siis tuleb, eks ju, võib ju mõelda, et okei, et mis see 1,5-aastane veel ei räägi nagu näiteks midagi on ju, või et aastane on ju enamasti. Aga sealgi nagu arvatakse, et on see häda, et et tegelikult on, mis on ka nii-öelda nagu kodudes tihti probleem on see, et või miks arvatakse, et praegu nagu lastel on palju näiteks mingeid rääkima õppimisega raskuseid, on see, et lapsevanemad kodus ei räägi omavahel nii palju. No aga siis tuleb järelikult podcast panna mängima kõlaritest. Aga seal on puudu nagu need samad korrespondeeruvad nagu suuliigutused ja emotsioonid näos. Et lihtsalt nagu nii-öelda unejutu kuulamisest kuskil plaadi pealt ei ole ka kasu. Et telekas käib film, keegi räägib kogu aeg, et lapse jaoks, väikse imiku jaoks on väga oluline, et need hääled, mida ta ema kõhus kasvades on, see on teatud side ikkagi, ema hääl, isa hääl, need, mida ta on juba varem ka, see on nagu vaieldav hetkel. See on vaieldav, aga ma ütlen seda, et igasugune kontakt ja rääkimine, eks ole, isa on algusest peale, et kui see ema ootab seda last, eks ole, ja selle, ma ei tea, võib-olla mõni isa, kes kuulab, on teinud seda kunagi, et ta teeb sellele kõhule pai ja ütleb mingi paar sõna ja sealt see nagu see kontakt ju tegelikult algab ja kui see... Järelikult on vaja mängida siis isa lindistatud või lapsevanema lindistatud podcasti kõlaritest. Siis viidcasti. Aga kui juures teate, sellel on omamoodi side, sest et mina elan iga kuu 2 nädalat enda lastest lahus ja 2 nädalat enda lastega koos ja kui minu poeg hakkab mind igatsema, siis ta vaatab minu bändi videosid YouTube'is. Ja nii ongi. True Metalhead juba, ma ei tea, 4. eluaastast. No tegelikult ongi see, et neile ilmselt see muusika väga ei meeldi ja huvi ei paku, aga see, kus mina olen sees, et see on nagu... Nad võivad vaadata ka mingid YouTube'i videosid või meie mingisuguseid klippe, kui meil oleks, aga ilmselt tundub, et videopilt meeldib rohkem kui lihtsalt audio, aga
kuna meil ei ole väga palju videopilte siis. Ja mina võtaks selle teema, sellele nagu asjale tõmbaks sõlme peale sellega, et jätke. Tõmbaks sõlme peale sellega, et kui meid kuulavad praegu inimesed, kas me lõikame selle välja? Okei. Et hea raadio jälle, et kuna me lindistame erakordses kohas, siis siin inimene käis ustest. Uksed ongi käimiseks. Et ühest küljest on lihtne nagu ja oluline, ma arvan, öelda seda sõnumit, et noh, et meie see digimaailm on jõudnud praegu sinna, et mis puutub nagu laste kasvatamisse, siis vanuseni seal 5-6 kindlasti, et mida vähem on nende laste elus nagu ekraane ja teisest küljest ka mida vähem on nende vanemate elus ekraane sellel ajal, kui nad on lapsega kontaktis ja peaksid nagu lapsega tegelema või tema jaoks olemas olema, siis seda parem. Et see ei ole nagu, et nii-öelda ideaalne oleks nagu pöörduda tagasi aastasse, noh, ma ei tea, 1930, eks ju. Aga, noh, suvalise näitena, aga selline ütlemine ei ole tavaliselt väga nagu produktiivne selles mõttes, et samamoodi nagu, noh, hunnikule suitsetajatele öelda seda, et suitsetamine on kahjulik, siis nad ütlevad, et nad teavad seda, et suitsetamine on kahjulik. Et pigem siis tasuks mõelda, et kui te ikkagi olete nagu aktiivne digisuhtleja ja teil veel ei ole lapsi, aga plaanite saada või juba on lapsed, siis mõtelge selle peale, et mis ja kuidas on teie see nikotiiniplaaster näiteks, et kuidas te saate korraldada enda elu vähehaaval selliselt, et te oleksite nagu rohkem oma laste jaoks olemas, nagu mitte ainult selles mõttes olemas, et te mõtlete, et ma ju olen olemas, et alati kui ta küsib, et siis ma ju vastan talle. Yeah. Aga et te oleksitegi nagu päriselt kohal, et noh, et see, et te teete võib-olla sellel ajal nagu mingisuguseid kodutöid näiteks kas või koristate või teete süüa või noh, see on nagu muu asi, sest sealt on nagu see, et seda saab laps palju lihtsamini hoomata, et näed, et nüüd lapsevanem teebki mingit päris asja ja ta saab ka seda vaadata ja selle pealt õppida, aga nagu see, kui te olete telefonis, ükskõik kui asjalikke asju te teete, siis selle pealt õpib laps ainult seda, et äge on olla telefonis. Ja uskuge mind, ta ei hakka neid samu asju tegema kohe siis, kui ta enda esimese telefoni saab, mis iganes 5, 6, 7, 8, 9 aastaselt. Aga telefonis peab ka koristama. Jaa. Ja arvutis peab samamoodi koristama. Selles mõttes, et noh nagu digiprahiga tegelemine on samamoodi oluline tegevus. Võib-olla selle tõttu, et mulle nii väga ei meeldi koristada, siis ma nüüd läksingi selle upgrade'i peale, et mul on 128 gigabaiti mälu telefonis. See ei ole. Sest 64 jäi väikeseks. Telefonis? Ma ei tea, palju mul on. Kuigi ma pean tunnistama, 16 giga. Minu puhul on palju sellest on lihtsalt videomaterjal. Ma trenni jaoks salvestan palju ise HD kvaliteediga videomaterjali ja hoian õppevideosid trennis ka neid, või nagu õppevideosid telefonis, mida ma ka ise vaatan. Ei noh, see on nagu ütleme, aga siiski ütleme näiteks, et ka öelda, et noh nagu, et ka tööasjade suhtes on nagu see, et ma ütleks, et ikka aeg-ajalt peab üle vaatama, et kas kõik need failid nagu ikka peavad seal olema ja kas see nagu noh, et selles mõttes. No ikka peab jah, igasugune, minul endal tekib näiteks tööarvutiga see ärevus mingi hetk, kui see on nii palju faile täis, et mul lihtsalt, ma teen kausta lahti ja siis ma näen seal mingit miljonit erinevat faili nime, iga faili nimega seostub mingi tööpäeva, mingisugune vanem asi, kas mingi arve või mingi ülesanne või mingi asi. Siis ma hakkan neile mõtlema üldse, siis mul on kõik sassi ja siis ma olen, et okei, ma pean korra looma ja kõik ära kusutama ja minema pilduma, et lihtsalt, et saaks rahu. Siis me tuleme saate suure teema juurde ka. Ja. Ma tahtsin kiire avastuse veel jagada, sest see on nagu praktiline ja telefonidest rääkides, mis mõnes mõttes võib-olla läheb vastuollu sellega, mida ma enne rääkisin. Aga kas sina, Mats, oled ikka teinud seda nii-öelda Androidi nippi, kuidas teha enda Android tajutavalt hästi palju kiiremaks? Ma ei ole kindel, millisest nipist sa räägid. Et sa lülitad sisse developeri optsioonid ja siis teed kõik animatsioonid lihtsalt poole kiiremaks. Sest mida me ei pane tähele, aga telefonide kasutajaliideses on tegelikult ju palju animatsioone. Iga ekraani vahetus, kui sa käivitad rakenduse, siis kui ta telefon nii-öelda suudab jõudluse mõttes seda rakendust käivitada kiiresti, siis sinna on pandud nagu teatud animatsioon, mis igal juhul mängib lõpuni. Ja nende animatsioon. No ei, mitte firma logo, aga nii-öelda nagu fade in, fade out
kuskilt vasakult tuleb midagi paremale swipe ides, see, kui kiiresti toimub scrollimine, nagu need animatsioonid ja need on fikseeritud kiirusega tegelikult. Ja nende kiirust saab tegelikult ise määrata ja kui sul on nagu selline, sa mõtled, et see telefon võiks olla kiirem ja ta ei ole nagu mingisugune, päris nagu 5 aasta vanune või 10 aasta vanune mingisugune aeglane ront, siis selliselt sa saad enda telefoni väga tajutavalt kiiremaks muuta ja see tegelikult on, ma arvan, enamikele inimestele väga meeldiv. Ahhaa, muideks, rääkides vanadest telefonidest või rääkides telefonidest. Sa said oma 7 eurot. Ma sain oma 7 eurot, et saates vist ei ole sellest juttu olnud, et ma sõitsin ükskord taksoga, taksos nägin reklaami, süke veebi. Sa rääkisid sellest. Sa rääkisid saates. Meil oli cliffhanger seal kohas. Et sa panid enda telefoni posti, aga raha veel ei saanud. Jah, aga nüüd lõpuks siis ma sain oma raha, ma sain oma 7 eurot. See tuli ka ümbrikus tagasi. Ei, see tuli ikkagi ülekandena, aga ma sain ka selle kohta e-maili, sain e-maili, et põhimõtteliselt kokku läks siis nagu posti panemise hetkest läks 4 nädalat, mis oli nagu rohkem, kui ma arvasin. Aga ma sain selle 7 eurot ja nüüd mul ei ole esiteks seda rämpsu ja ma võin olla mõnevõrra kindel, et see telefon läks mingisugusesse kohta, kus sellest nagu midagi kasulikku saab või sellega midagi tehakse. Sest et nagu keegi ju tasuta raha ei jaga, et midagi ikkagi on lootust, et sealt nagu ekstraheeritakse mõnes mõttes rohkem väärtust kui 7 eurot pluss postikulu pluss veel midagi. No postikulu on tasuta, sest et selle maksavad kinni sulle. Ei, ma mõtlengi, et nagu nende jaoks ei ole, et nagu nende kulu on suurem kui 7 eurot. Ja see tähendab seda, et nad tõenäoliselt ei viska seda kuskil metsa alla. Eks, et midagi kasulik. Et nad ekstraheerivad sealt tõenäoliselt kasu suurusjärgus 20 eurot, ma pakuks nagu niiviisi. Võib-olla tõesti, sest nad peavad ka ju maksma nendele inimestele, kes kontrollivad, et see telefon vastab nendele tingimustele, mida ma väitsin, et ta vastab. Et ma ütlesin, et see on täiesti töökorras, mida ta nagu oli, eks, et ja nii edasi, eks, et. See firma, aga kas sa tead, kas ma mainisin, või tähendab, mina tegelikult, ma tean, miks sul läks nii kaua aega. Kas sellepärast, et nad vähe kahandasid oma töötajate hulka? Põhimõtteliselt jah, nad panid kogu Eesti esinduse praktiliselt kinni, nii et su telefon tõenäoliselt läks Soome. Ja see 7 eurot tuli tagasi Soome vahendusel. No seda ma teadsin, et see on mingi Soome ühendus on seal sellepärast, et kui ma hakkasin seda veebilehte esimesel korral nagu põhjalikumalt uurima, kui ma mõtlesin, et miks nii kaua aega võtab ja mis toimub, siis kuskilt nagu tuli mingisugune Soome connection välja, sest et seal vist oli mingisugune ettevõtte nimi, mis oli jäänud kuskil tüüptingimustes jäänud vahetamata, mis tegelikult oligi mingi Soome midagi, siis ma sain aru, et see on mingisugune Soome nagu nii-öelda ettevõtte laiendus Eestis. Aga see lahed Soome connection on, mõtle kuidas Russian connections on, see oleks nagu asi. See oleks olnud natukene kahtlasem, jah. Nii, aga siis vaataks seda välja reklaamitud filosoofilisemat teemat natuke. Räägime sellest. Ühesõnaga, lugu on sedasi, et üks võib-olla, ma ei tea, aasta tagasi või 3 aastat tagasi ma sattusin ühe lingi otsa, mis palus osaleda uuringus. Ja nagu spetsiifiliselt nad otsisid inimesi, kellel on nagu taust filosoofias. Ja uuring seisnes selles, et nad siis esitasid mulle kokku 10 erinevat niukest stsenaariumit, kus nad palusid mul langetada mingisuguse otsuse ja ühtlasi hinnata, mis ma arvan, et teised inimesed otsustavad selles olukorras. Ja siis nende uurijate eesmärk oli siis uurida nagu siis, seda nagu, ma ei tea, kuidas eesti keeles öeldakse ise või enda või see inglise keeles self on ju. Et see on nagu selle nagu tähendust ja mõistet ja arusaama ja nagu ma seda artiklit korra lugesin, nüüd see nii-öelda esimene versioon on internetis olemas, et ma sellesse tegelikult väga ei süübinud, aga mulle tundusid need stsenaariumid hästi põnevad. Ja ma mõtlesin, et me võiks nagu neid stsenaariumid vaadata ja me võiksime siis arutada nende üle natukene ja teha mingisuguseid valikuid ja siis me võib-olla saame ka näiteks nagu võrrelda siis seda, eks, et kuidas meie vastused siis selles mõttes, et nad tegid niimoodi, et nad kogusid 350 filosoofi üle kogu maailma ja siis oli nagu 500 nii-öelda tavalist inimest. Ja siis me saame natukene vaadata ja mõelda. Nii. Esimene stsenaarium, selle nimi on tulnukad. Nii et siis kujuta ette, et tulnukad tulevad maa peale ja nad annavad sulle võimaluse nendega kaasa minna nende reisidele kogu läbi universumi. Ja tulnukad, me eeldame, et tulnukad on sõbralikud ja nad on ausad. Ja nad ütlevad sulle, et sa näeksid igasuguseid hämmastavaid asju oma reiside peal, kui sa otsustad nendega kaasa minna. Ja kui sa otsustad nendega kaasa minna,
siis sul oleks 1 nädal, et öelda head aega kogu oma siis perekonna ja sõpradega. Ja kui sa lahkud, sa ei tule mitte kunagi tagasi, ega sa ei saa mitte kunagi maa peal olevate inimestega suhelda. Kas sa läheksid kaasa? Ma ütleks esimese asjana, et need on nagu need head nagu nii-öelda heas mõttes head nagu peodiskussiooni punktid. Et selle asemel, et rääkida sellest, et kuidas kellelgi tööl läheb või mis ilm on. Ja minu meelest seda on isegi nagu psühholoogid uurinud, et tegelikult nagu nii-öelda sõprust sarrustab palju tugevamini see, kui selliste enda tuttavatega või ka nagu mitte tuttavatega, et kas või, et kui sa lähed tead mingisugusele nagu kohtingule või niiviisi, et kui sul õnnestub nagu kuidagi sellelt, et okei, et päris kena suvi meil see aasta, et sellelt minna nagu pigem seda tüüpi teemadele, siis on tõenäoliselt see teie vahel tekkiv side või siis vastupidi arusaamine, et teil seda sidet ei tekigi, et see on palju efektiivsem. Kas selle kohta ei olnud isegi mingisugune konkreetne test, kus nad võtsid mingisuguse loetelu mingisuguseid küsimusi? Midagi sellist, jah. Jah, ma olen kunagi seda teinud, jah, see oligi nagu see, et nad võtsid need ja seal oli nagu, seal oli sarnaseid küsimusi, aga need olid natukene nagu rohkem selle inimese enda kohta. Seda minu meelest seda ajas see Iisraeli psühholoog, kelle nimi on mul keele peal, aga ei tulnud. Või Iisraeli päritolu. Mitte Kahneman, vaid mitte siis Kahneman, vaid Travenski. Ei, see Irrational autor, kelle nimi on Dan Ariely. Okay. Dan Ariely. Aga ühesõnaga, need tulnukad? Ei. Kindel ei? Kindel ei. Isegi nagu ei kõhkle? Mõtle näiteks, sa vaatad sealt Marveli filmides seda, kuidas on need Wakanda father would I be? Ühesõnaga, et siis sa ütleksid, et sinu üks nagu neid väärtuseid, peamisi niukseid nagu suunajaid on see nagu see, et sa jätad oma lapsed maha. Üldiselt pere, nagu mitte nagu lapsed, aga naise ka. Et nagu ma arvan, et see on nagu see väärtus, mis mind nagu kohe takistaks, et see on minu jaoks nagu ja minu identiteedile nagu nii keskne. Et oleks see, et kui ma saaks nad kaasa võtta ja nende turvalisus oleks nagu hästi tagatud, siis oleks mõelda. Jah, Mattias, mis sa ütled? Ma ei hakka nagu selles mõttes Jörgeni lauset täpselt kordama, aga minu esimesed mõtted olid samad. Ma tahaks, et sa seda lauset täpselt kordaks. Ei, et selles mõttes nagu tunded ja mõtted on samad, et raske on sellist kui ei oleks lapsi, oleks elu teistsugune, siis võib-olla oleks ka see vastus teistsugune, aga ei. Ma selles mõttes olen nagu täiesti nõus, et isegi kõige fantastilisem ütleme kosmoseseiklus, mida ma suudan endale välja ette kujutada, nagu selles mõttes, et nagu kõikide nende filmide ja raamatute ja arvutimängude põhjal, mida ma olen eales nagu kogenud, et mis on inimeste fantaasia sellest, milline võib see elu seal kosmoses olla, et kui me eeldame, et need tulevad tulnukad, kes siis nagu siiralt ja sõbralikult kirjeldavad meile neid igasuguseid vägevaid asju, et siis, et see on kutsuv, aga mul on nagu see, et ma tean, et see tänane mina ei ole võimeline seda hinda maksma. Et nagu, kui oleks ütleme olukord, kus on see, et tulnukad ütleme tulevad ja võtavad mind enda arust mulle head tehes, et siis ma olen pikalt kurb ja mul on nagu halb, onju, aga läheb 20 aastat mööda, onju, et siis on mingis mõttes, et siis ma olen juba täiesti teine inimene ja siis ma olen nagu, ja siis ma võin arvata, et näed, et see elu, mida ma olen elanud, need asjad, mida ma olen kogenud, on nagu miski, mida ükski teine inimene eales kunagi ei näe ja ei tea ja ei saa teadma ja siis mul võib-olla on sükene isegi võib-olla tunne. Stockholmi sündroom. Või mul on tunne, et see hind on seda väärt, onju. Jah. Et see nii-öelda oma praegusest elust, sellest ütleme nendest sõpradest ja suhetest ja oma abigaasast loobumine on ju. Aga ongi see. Ja, sest vaimselt tervislikum on enda jaoks kognitiivne dissonants lahendada sedapidi. See on nagu nii-öelda jätkusuutlik viis. Nii, aga mis te arvate, kui suur protsent inimesi ma usun, et üllatavalt suur isegi. Ma arvan, et see on tugevalt korrelatsioonis nagu vanusega. Sest ma suudan väga hästi ette kujutada, et kui näiteks 20-aastase minu käest oleks küsitud sama küsimust, siis ma ei oleks küll nii kohe vastanud. Aga mis sa arvad, kas 50-aastase sinu käest küsides seda, kui sa oled ära näinud ka enda lapselapsed võib-olla juba ja sa tunned, et sul on aega üksinda kalal käia näiteks. Võt see on hea point, et kui seal oleks nagu mingisugune täiendav hüve, et kui näiteks minu käest, kui küsitaks nagu näiteks 90-aastase minu käest,
ja mul oleks ja samas oleks see, et Space Jam. täpselt. ja need tulnukad nagu ütlevad, et noh, et nad tagavad selle, et ma saan nagu näiteks mingi 10 aastat nendega nagu ringi trippida. Aga samas nagu nii-öelda praeguse meditsiini seisukohast, noh, ma tean, maa peal oleks sul nagu elu kehv. Et maa peal ma tean, et okei, et nagu noh, oletame näiteks, et jah, et ma võin põhimõtteliselt elada 100-aastaseks ka, et see nagu põhimõtteliselt on võimalik, aga see tõenäosus on ikkagi pigem väike ja on suur risk nagu elukvaliteedi kaotuseks. Et võt siis nagu ma oleks nõus võib-olla seda vahetust tegema. Aga ma arvan jah, et kui oleks küsitud 20-aastase minu käest ja teisi pidi, et siis ütleme, noh, hakkame rääkima seal üle 80 ikka. No aga 20-se puhul on ikkagi see, et elu on nagu ees just. Et nagu sul on juba nagu see, et me 20-aastast sinu puhul ei olnud neid lapsi, kes ja ei olnud neid sidemeid. Et selles mõttes nagu, et aga kui sa kujutaksid, et kas sa arvad, et nagu ainult vanus on see, mis mõjutaks selles mõttes, et kui sa oleksid nagu ei, ma arvangi, et see on nagu ka mingi sotsiaalsete suhete kõige üldisemas mõttes kvaliteet, mis see inimene nagu annab ja ma arvan, et peresuhted või see, et sa nagu tajud, et sa vastutad kellegi eest ja see on sinu jaoks nagu oluline, et see on siin nagu see kõige kesksem asi. Et noh, et võibolla kui sul on küll väga head sõbrad, kellest on sul väga kahju lahkuda, noh, siis sa mõtled, et okei, et nagu sa selle nädalaga nagu ajadki korda ja nad ütlevad sulle ka, et jolo ja muidugi mine. Aga et kui tegemist on ikkagi nagu... See on see, mine ikka, see on juba... Kuna see veel siukse võimaluses? Aga mis te pakute, mis see number on, mis siis nagu seal, mis teised inimesed ütleks, et meil nagu jah? Mina arvan, et umbes 30% ütleb jah. Ma oleks mingi 40-50 vahel öelnud. Jorgen, sul on päris täpne, et nii siis nii-öelda... Ma olen ikkagi psühholoog. Just, et nii siis nii-öelda need tavalised inimesed kui ka siis filosoofid mõlemad ütlesid, noh, ma seda graafiku pealt loen, ma ütleks mingi sükene 25-27% on see kandis. Aga mis puutub nagu korrelatsioonidesse, et siis võib-olla ma lihtsalt võin öelda seda, eks, et mis oli siis nii-öelda nende artikli autorite järeldused, oli siis see, eks, et vanus siis mõjutab väga vähesel määral ja seda siis, et mida vanem on inimene, seda väiksema tõenäosusega nad võtavad selle valiku vastu. Noh, see on nagu kõikide nende järgnevate valikute. Aga see oli siis nõrk korrelatsioon. Jah, siin on siis, tähendab, mis see on siis, R on miinus 0,26 see on tõesti ja miinus 0,18. Okei. Nii, ma ei tea, mis see täpselt tähendab. No see on nagu, kui see on nagu see korrelatsiooni R, siis see tähendab, ütleme, see tähendab nõrka seost, ikkagi pigem nõrka seost, et seos on olemas, aga et see on nõrk. Siis, mis puudutab kusjuures lapsi on ju, siis noh, ilmselgelt, et mida rohkem lapsi inimesel on, seda väiksema tõenäosusega nad võtavad selle valiku vastu, aga siingi jällegi see on väga väike. On siis miinus 0,24 ja niimoodi. Nii. Suhtes olemine on samuti samamoodi nii, nagu me arvaksime, et kui on inimene on üksik, siis ta pigem valib, aga see on juba natukene suurem. Ja siis on siin... Aga seal on nagu, kas seal on ka antud see R selle kohta? Seal on antud, et on antud D. Okei. D võrdub 0,3 ja 0,18. See, no ühesõnaga oluline on see, et nad ei ole seal võtnud sellest korrelatsiooni, vaid on arvutanud seda normaalsemal viisil. See on viga, mida tihti tehakse, aga noh, loomulikult sellisest uuringust. Aga jah, siin on, ja siis on siin teised asjad, aga okei, nii. Aga vaatame järgmist stsenaariumit. Järgmine stsenaarium on üks minu lemmikuid ja see on, ma ütlen ausalt, et ma olen selle stsenaariumi peale mõelnud korduvalt ja pikalt ja väga detailselt. Kas ka enne, kui sa seda uuringut lugesid? Ei, pärast seda, et see nagu pani mu pähe selle mõtte. Come on, shoot. Just. Ja selle nimi on siis liivakell. Nii. Kujutage ette, et on olemas selline maagiline liivakell. Kui sa pöörad selle liivakella teistpidi, siis juhtub järgmine asi. Kõik inimesed maakeral jäävad seisma ja nad enam ei liiguta. Aga sina võid vabalt ringi liikuda nii, nagu sa ise tahad. Ja sa ei vanane selle aja jooksul. Aga sa võid ennast vigastada ja sa võid surra. Noh, näiteks, kui sa kukud kõrgelt kaljult alla, siis sa sured. Aga internet, elekter ja kõik muu selline on ju jätkuvalt töötab. Et nagu materiaalne maailm nagu töötab. Ja sa mäletad kõike, mida sa teed selle aja jooksul. Nii. Ja kui sa nüüd otsustad selle liivaklaasi või selle liivakella ümber pöörata, siis sa pead ette otsustama, kui pikaks ajaks. Ja sa ei saa oma nagu siis otsust muuta ja sa ei saa nagu
nagu seda protsessi katkestada. Ja see on nagu üks kord. Ja see on üks kord ja see on veelgi enam, eks, et ja kui sa tahad seda teha, siis sa pead seda tegema nüüd ja praegu. Et nagu, mina võtan taskus siit selle liivakella välja, räägin teile reeglid ära ja siis te ütlete, et kui sa praegu ei pööra seda ümber, siis ta homme ei saa seda enam ümber pöörata. Ja kui sa seda otsustad selle ümber pöörata, sa pead ette kohe ütlema, kui pikaks ajaks. Jah, nädal. Ja kohe ütled niimoodi, et jah ja nädal või? Lähed, tõstad pangas rahaploki ma isegi selles mõttes, et teed dokumendid korda. Sa arvad, aga Mattias, ütle, mis on sinu number? Või kas sina üldse pööraksid või mis see sinu number on? Ma arvan, et ma pööraksin. Ma mõtlesin ka selles mõttes, et see ei oleks kindlasti mingi 10 aastat nagu. See oleks pigem nagu selline, mulle tundub, ma ei ole veel jõudnud ära mõelda, et mida ma täpselt selle ajaga teeksin. See aeg sõltub sellest, et mida ma tahan teha, ja ma pean kohe veel otsustama, siis ma paneks võib-olla maksimaalselt kuu oleks see minu jaoks aeg, et siis ma jõuan ära mõelda, mis ma veel teha tahan. Sest mingis mõttes on nagu see, et minule tundub... Ma teeks kohe küsimus, et kui ma tahaks näiteks Ameerika mandrile minna, kuidas ma saaksin minna sinna, kui lennukid ei lenda, siis piloodid ei no, kui sa ise lendad, siis sa saad. No aga ma ei oska ju. No jah, see on see, siis sa riskid sellega surma saada. No aga siis sa pead minema jahiga. Aga... Aga samas nagu lained seisavad, aga kas nagu haid seisavad, aga lained töötavad. Ei, aga haid, ma jälle ütlesin, vaata nagu see kirjeldus ütleb, et nagu see originaalne ingliskeelne kirjeldus ütleb ju every person. Okei. Et nad ikkagi peavad silmast muu elusloodus nagu kuidagi ikka toimib. Ma arvan, et pigem toimib, jah. Aga siis nagu söövad ju, karud söövad kõik ära. Inimesed ära. Jaa. Ja see on tõesti, selle peale ma ei olegi nagu mõelnud, et kui inimene on praegusel hetkel juhuslikult metsas ja ta on paigal, et siis kui tuleb karu ja siis sööb ta ära. Aga samas on nagu see, et me peame eeldama seda, et ikkagi teiste inimestega selles mõttes midagi ei juhtu. Ehk et kas siis, kui inimene on õues, siis ju ta temperatuurid ei sure ära. Ja seal on ka, ütleme, mis juhtub nende inimestega, kes näiteks tuumareaktoreid kontrollivad. Ja mis juhtub selle mehe, kes on bullfighter, kes tema tööpäeva punase selle rätikuga. Et nagu see on selles mõttes natukene siuke segane, see jätab, et oleks nagu see, et kõik jääb seisma, et umbes info liib. Ja me peaksime ikkagi nagu, selles mõttes tõesti jah, eks, et siis tundub, et me peaksime kuidagi niimoodi tegema, et need, kes jäävad seisma, on kuidagi nagu nii-öelda siis nagu puutumatud või vähemalt kuidagi kaitstud selle ülejäänud maailmas, sest muidu tõesti keskkond ja ilmastikutingimused juba teeksid oma töö paljude nende inimeste kallal. Ja see on see, et kas need lennukid, mis on õhus, kas need kukuvad alla või nagu, et nagu kõik need asjad. Et aga nagu maanduda lähima saare peale. Aga põhimõtteliselt ma saan aru, aga nagu see võib-olla iseloomustab hästi nagu minu hetke meeleseisund, sest see mõte, et ma saaks kuidagi nagu rikastuda selle abil hetkel, ei tulnud mulle isegi enne vastust pähe. Kui ma sellega sinna veel juurde panen, siis seda enam. Et ma saan kuidagi nagu tagada enda majandusliku heaolu. Esimene asi, mille peale lihtsalt ma mõtlesin, on see, et ma saan lihtsalt välja magada ennast normaalselt. Nagu, ma saan nagu ilma vastutuseta lihtsalt olla ja välja magada. Sa ise ei vanane selle aja jooksul. Aga kas see ütleb meile midagi, et mina ei mõelnud selle, et ma saan puhata. Mina hakkasin kohe mõtlema, et ma hakkan raha asju korraldama ja kinnisvara korraldama ja nagu materiaalsus hakkas. Aga mina hakkasin mõtlema, kusjuures olen tihti mõelnud selle peale, et ma olen nagu üks aspektidest, mille peale ma olen mõelnud, on see, eks, et nii-öelda, kuidas sellises olukorras kalkuleerida riski maanteel kihutamise nagu riski. Sest et nagu, kui me eeldame, et kõik teised inimesed on paigal ja nad jäävad paigale sinna, kus nad olid, siis kõik need autod, kus need inimesed on seal samas, kus nad olid. Ütleme nii, et need on liigud. Siis on see lennuki küsimus vastatud, et muidu oleks autobaani oleks nagu. Nii, et siis ma mõtlen seda, et okei, et tähendab, et enamikel maanteedel ei ole nii tihe liiklus, et ei saaks nagu vajadusel seal sinka-vonka vahelt läbi kiirendada või niimoodi nagu suure kiirusega sõita. Aga siis, ja nagu kui kaamerad, muidugi kui kaamerad töötavad, siis jällegi on halb, eks. Aga sõidad võõra autoga. Et politseid ei ole, sellepärast ei pea muretsema. Aga siis ma olen mõelnud, et kuidas nende metsloomadega ikkagi on, et kui need metsloomad elavad, et siis on nagu see, eks, et kas see väike tõenäosus, et minule hüppab ette metsloom, on nii suur, et ma ei julgeks maanteedel kihutada. Ja, see on jällegi, et ma ei mõelnud absoluutselt selle peale, et ma kuskilt Tartust üldse ära peaks minema. Aga mina just mõtlesin nagu, sa saad nagu selles mõttes nagu nii-öelda, nagu siis,
no tõesti see, et sa saad nagu tasuta aega puhata ja sa saad tasuta aega selleks, et võib-olla teha mingisuguseid tööasju. Ja see on kindlasti selles mõttes, et isegi kui see on nagu, ma ei tea, paariks tunniks, see on kindlasti väga huvitav kogemus, mida omada. Aga noh, samas ongi see, et sa saad nagu mingis mõttes teha neid asju, mis muidu on keelatud, aga mis tingimata ei ole nagu võib-olla nii-öelda siis no iseenesest väga halvad asjad, et noh, tõesti ongi see, et nagu mingisuguse autoga kuskil kihutada või kiirendada või noh, ma ei tea, selles mõttes mingid sellised asjad tunduvad nagu põnevad, kuigi samas sa ikkagi kannad seda riski, et midagi võib juhtuda. Ja kuna tingimused ütlevad... Kas me saame siit nagu, ma läheks edasi selle Mattiase mõtte pealt, mis oli tegelikult huvitav, et me nagu nii-öelda destilleeriksid välja selle, et Mattis võib-olla tajub enda elus hetkel nagu sellist finantsilist ebastabiilsust. Mina tajun seda, et ma lihtsalt tahaks magada ja sinu elus on liiga vähe põnevust. Tähendab selles mõttes, et ma... sinu subjektiivse. Ja selles mõttes, et nagu see nii-öelda oma enese finantsolukorra parandamise küsimus on ka miski, mille peale mina olen mõelnud. Selles mõttes, et nagu, et kui ma seda liivakilla pööraksin, siis ma ka ise mõtlesin umbes, et 30 päeva, kuu aega oleks nagu piisavalt lühike aeg, et mitte minna hulluks nii-öelda, et ma kannataksin selle ära. Eeldusel, et ongi, et internet töötab või et mu arvuti töötab, eks ma saan kas või arvutimänge mängida. Või minna Apollo kinasse vaadata filme hommikuks õhtuti. Aga samas see on nagu piisavalt pikk aeg, et välja mõelda see viis, kuidas nagu oma isiklikku nii-öelda varanduslikku olukorda parandada, ilma et sa kellelegi teisele liiga suurt kahju tekitaksid. Sest et nagu lihtsalt minna inimeste taskutesse ja nende rahakotist raha võtta tunduks nagu täitsa vale ikka. Jah, mina ka niimoodi. Mina hakkasin kohe mõtlema seda, et kas siin ei ole nagu head viisi, nagu sa pead kuskilt selle raha siis röövima, kui sa tahad nagu just konkreetselt endale raha. Aga see on ikkagi kellegi, kes kellel on palju. Võib-olla mõelda hoopis selle pidi, et kui sul on mingid võlgnemused, et kas kell on dokumendid või kuskil on jäljed sellest võlgnemused, et kuidas neid nagu likvideerida saaks, et kui kõik maailm tagasi ellu ärkab, et siis ei ole seda momenti, et keegi sinu nime kuskil sisestab, siis sinu nime taga on nagu 0, et sul ei olegi seal midagi. Et see oleks nagu esimene samm ja siis võib-olla mõelda sellele, et millised oleksid siis need võimalused, on ju. No jah, ma ei tea. Aga selles mõttes, et me oleme kõik nõus selles mõttes, et see kogemus on piisavalt omalaadne, et isegi siis, kui sa teda lühikselt me pööraksime ümber. Jah, ma ütleks, et see kuu aega on selline, et kui see läbi saab ja minu lapsed ja kõik ärkavad tagasi üles. Ja nemad ei tea midagi, nende jaoks on nagu... Jah, et siis ongi see, et mul endal ei ole veel sellist aega, et ma olen üksinda hulluks läinud ja võib-olla ma olen meie kõigi elud, kes minu lähiperekonnas on. Ära rikkunud. Või midagi kindlustanud või midagi paremaks teinud, Mis te arvate, mis see muidu see, ütleme, nende inimeste protsent, kes ütlevad jah sellele? Ma nüüd pakuksin 60. Jällegi sinna poole kanti, ma ütleks 40-50 vahel. Kusjuures on niimoodi, eks, et siis filosoofid on üle 80 ja siis nii-öelda tavalised inimesed on, ma ütleks selle graafiku järgi äkki mingi 70. Et enamik inimesi ikkagi jah, nii. No see on nagu absoluutselt, see on siuke natuke maisem ja normaalsem. Nii, nüüd on siis siukene, see on siukene klassikaline stsenaarium, eks, et see ei ole väga siukene uudne ja huvitav, eks, et selle nimi on siis, eesti keeles surematu, Highlander, nagu see filmgi, eks, et sulle antakse võimalus siis elada igavesti, eeldades, et sulle jääb sinu hea tervis ja siukene nagu ütleme siis praegune nii-öelda välimus ja muu siukene füüsiline vorm. See on see vampiiri curse. No selles mõttes, et selle nii-öelda, see on siis selle nagu plussiga, eks, et sa ei saa neid vampiiriks olemisega seotud nõrkusi. Aga loomulikult sa ei saa ka vampiiriks olemisega tugevusi. Aga kui palju on neid inimesi, kes on üle 100 aasta elanud ja ütlevad, et ma olen näinud kõiki oma lähiringkonnas juba teise ilma minemas, et ma ei taha enam olla siin planeedil, et mul ei ole kedagi. Aga ma arvan, et nende juures on ikkagi nagu suur aspekt ka selles nagu üldises elukvaliteedi languses, millest muidugi lähedaste kaotus on suur osa. Plus teine on see, et nagu ma arvan, et inimene elab oma elu teistmoodi tavatingimustes, eks, et sellest, et nagu, et kui mina oleksin praegu olukorras,
kus mul on kas siis see valik või näiteks see valik tehakse minu eest ja mulle öeldakse, et näed, nüüd sa oledki, et noh, nagu selliseks sa jääd, kõik see kestab ja elad igavesti, on ju, siis ma nagu võib-olla alguses ma oleks natuke segaduses, aga ma kindla peale tean, et ma hakkaksin oma elu elama teistmoodi ja ma planeeriksin oma tegevusi teistmoodi, mis on seda, et nagu selleks ajaks, kui ma oleksin nii-öelda 100-aastane, siis minu elukogemus ja ütleme kogu see trajektoor oleks teistsugune, sest et ilmselt need inimesed, kes täna on 100-aastased või 110-aastased, elasid oma elu ju selle teadmisega, et nad ühel hetkel paratamatult surevad ja siis nad nagu kuidagi nagu noh, seal on nagu ikkagi jälle selliseid, kas ma nagu areneda saan, et ma nagu, seal oli see, et ma nagu ei vanane, ma füüsiliselt ei muutu, aga näiteks kui see juhtub ja ma hakkan kohe nagu jalgpalli mängima, siis kas ma nagu 100 aasta pärast näiteks olen maailma parim jalgpallur lihtsalt selle tõttu, et ma olen ainus inimene, kes on 100 aastat saanud jalgpalli harjutada. Ilma vigastada saamata. Nad ei täpsusta seda, aga ma eeldan, et see ikkagi nagu selles mõttes ikkagi noh, see nii-öelda, et kõik muu selles mõttes jääb samaks, et sa saad nagu areneda ja sa saad uusi teadmisi juurde ja noh, selles mõttes on ju. Et noh, see muidugi omakorda tõstatab nagu olulisi probleeme sellega seoses, eks, et ja kuidas ma väldin seda, et valitsus mind nagu viiludeks ei lõika ja ma samal ajal elan. Just. Et see on üks oluline probleem, millega mina ka nagu selle konkreetse stsenaariumi puhul. Et kas ma pean nagu ise hakkama tegelema sellega samal ajal, et ma pean enda surematust nagu varjama, mis oleks nagu väga vastik perspektiiv. Just, eriti tänapäeval, kus on selles mõttes, eks, et kui 200 aastat tagasi minna uude kohta. Mulle meeldivad need meemid nagu mingitest renessansi ajastu maalidest. Kus on Nicolas Cage. Kus on Nicolas Cage ja muud sellised. Keanu Reeves, jah. Jah, Keanu Reeves samuti, jah. Et selles mõttes, et see on tõesti niisugune. Ja Putin kõikidel Van Eycki maalidel. Noh, tema ka. Aga jah, tõesti on, jah. Ma olen teda näinud küll. Et jah, üks on tõesti see, et nagu, kuidas hakkama saada sellises maailmas, kus meie nagu juba kas või sellele mõeldiseks, et mida ma oma dokumentidega teen, eks. Ja, et see on see stsenaarium, mille kohta mul tekib täiendavalt liiga palju küsimusi. Jah, et nagu kindlasti on lahendus selles mõttes, et nagu, et ju võltsdokumente tehakse ja nii edasi, aga noh, see on niisugune. Just, et see ongi see, aga kus kohas minu siis vanus kinni jääb, et kui ma igavesti kasvan, on ju, et kas ma siis jään kuskil 30-ndates enda väli. Selliseks nagu praegu. Ütleme nii, selliseks nagu praegu, jah. Okei. Siis on see, et noh, ma õpin, töötan mingil elualal natuke aega, siis mul väsitab see ära, siis ma võib-olla vahetan identiteeti, lähen kolin kuskil mujale, elan teises kultuuris, õpin midagi muud, reisin ringi, aga siis mul on see, et vaata, ongi lähedased igal pool, et siis need lähedased surevad eest ära, et siis on nagu see mõte, et kas kellelgi on kunagi koer olnud, kes on 20 aastat perega elanud ja see on ära surnud ja see on järgmine koer võetud. Et see on siuke mõte, et nagu minul ei ole ja ma ei tea, kuidas ma sellega hakkama saaksin, et mul on koer, siis mul on väga lähedane ja ta kaob ära ja siis ma võtan uue koera varsti, sest et minul endal on lihtsam edasi liikuda nagu, et see unustame ära selle südamevalu, et mitte ärme unustame ära eelmise koera, vaid selle, et selleks, et ma saan auku täita nii-öelda. Just, et see on nagu circle of life. Jah, selles mõttes, et minul ei ole seda kogemust olnud, aga mis puudutab seda elualade vahetamist, siis ma hakkasin nagu mõtlema selle peale, eks, et ma päris täpselt ei tea seda, kuidas mälu töötab, eks. Aga nagu arvestades, ütleme, inimeste eluiga, et siis nagu, et kas on alust arvata, et ütleme, et kui inimese füsioloogia nagu lubaks inimestele lõpmatuseni elada, et siis mälu töötaks selliselt, et sa oled nagu võimeline seda informatsiooni hulka ja seda mälu hulka nagu ära haldama. Või et see on niimoodi, et sa elad ja siis ühel hetkel sa samamoodi ära unustama ja siis on mingi hetk on nagu see, et sa oled küll 300 aastat elanud, aga kuna sa oluliselt tegelikult midagi ei mäleta sellest eelnevast ajast, sest on nii kaua aega möödas, siis mingis mõttes pole nagu väga vahet. Tõeline YOLO. Jah, selle kohta kusjuures on üks film. Selle kohta on üks film, kus on üks siis filmi peategelane nagu siis tuleb nii-öelda oma kolleegidele kapist välja väitega, et ta on seal mingisugune 10 või 15 000 aastat vana olend. Ja siis ta nagu seal ka selle vestluse käigus üks asjadest, millele ta viitab, on see, et ma olen elanud nii palju elusid, et ma lihtsalt ei mäleta enam neid kõiki, et see kõik nagu sulab nagu ühte, on ju. Et selles mõttes nagu see. Ma ei taha suur partipuuper olla, aga kas me saaksime ühe teema veel võtta? Ta vaatame mõne põnevama. Kell on palju ja ma pean varsti koju ära minema. Okei, aga siis proovime
ma tahaks neid protsente teada, et isegi kui me ise nagu praegu mõnes mõttes ei anna kindlaid vastuseid, sest mul tekib ka kohe küsimus, et noh, igavik on väga pikk aeg, et siis kui inimkond on hävinenud ja päike on, mis must siis saab, kui päike on neelanud maa ja oletame, et me ei ole leiutanud tähtede vahelist reisi, et ma siis siin istun selle päikese sees lihtsalt. Kuidus selles uuringus nad siis nad ütlesid ka siis neil oli see siis järelküsimus oli see, et kui inimene ütles ei, et siis ta küsis, et kas oleksid nõus võtma nagu mingisuguse kindla perioodi ja kui siis, kui pika perioodi nagu, et selles mõttes, et see on nagu nii-öelda, et kui sa nagu igavikuga ei ole nõus, et kas sa oled nõus näiteks mingisuguse numbriga. Aga siis nii-öelda tavalised inimesed, ma ei tea, ma ütleks, et mingi 68% ja filosoofid on kui suur. Kuskil sükene 57. Palju suurem, mina oleks arvanud, et see on umbes sama nagu esimese küsimuse puhul. See on minu jaoks nagu mõnes mõttes sarnane küsimus esimesele. No natukene jah, aga proovime siis ühe täiesti teistsuguse, mis on nagu väga huvitav, aga kuigi ma ei ole kindel, kas et mingit pikka arutelu tuleb. Nii, selle nimi on siis transporter, see on siis ongi, ma ei tea, kas eesti keeles on parem sõna transporterile. Liigutaja, nii. Kujuta ette, et kogu maailm on jaotatud siis nüksesse 10 korda 10 miili ruudustikuks. See oleks siis 16 korda 16 kilomeetrit. Okei, kujutatud. Nii. On niisugune ruudustik. Ja see ruudustik siis selles mõttes ei kattu. Et ta on nagu lihtsalt täiesti ongi nagu ruudustik. Nii. Ja siis kogu maakera on jaotatud nendeks. Nii. Ja sulle pakutakse niisugust võtit, millega sa saad panna tööle masina. Ja see masin siis võib sind viia nagu hetkega ühte nendesse sinu poolt valitud ruudustikku või ruutu. Ilma igasuguste niisuguste kõrvalmõjudeta, et selles mõttes, et sina oled sina ja sa ei kaota mitte midagi ja nii edasi. Aga siin on teatud piirangud ja piirangud on siis sellised, et sa saad endaga kaasa võtta ainult oma riided, telefoni ja rahakoti. Ning kui sa kuhugi ühte ruutu lähed, siis sa pead seal ruudus viibima täpselt 30 päeva. Ja pärast 30 päeva pead sa minema järgmisesse ruutu, sellisesse ruutu, kus sa ei ole varem käinud. Oota, sa tähendab seda, et ma jäängi reisima. See on nagu päris tough. Jah, tõsõnaga põhimõte on siis selleseks, et kogu maakera on jaotatud, siin oli kasutatud nagu miil, aga me võime ka öelda ju kilomeetrid, et see ütleme, et jagame kogu maailma 15 korda 15 kilomeetrit. Jah, 15 korda 15 kilomeetrit ruutudeks. Ja siis sul on masin, mis siin transpordib ühest ruudust teise niimoodi koheselt, kuigi sa saad kaasa võtta ainult oma riided, telefoni ja rahakoti. Seda on seda, et jällegi ma ei näe enda lähedasi. No sa näed neid siis, kui sa võid Tartu kõrvale minna. Sa võid ju alguses ära kasutada nagu kõik Eesti ruudud, sest see ei võta ju ära sult nagu võimalust sõita bussiga. Ei, selles mõttes sa pead selles ruudus olema. Sa pead viibima selles ruudus, kuhu sa lähed. Okei. Et selles pere peab bussiga tulema, okei. Jah, et selles mõttes siis on nagu see, et sa pead veetma kogu oma elu 15 korda 15 ruutudes 30 päeva kaupa, ilma et sa ühessegi ruutu kunagi tagasi läheksid. Horvaatia. Ei, see on nagu liiga suur vaev. Aga kui me lisame siia lisatingimuse, lisaklausi, siis mina hakkasin mõtlema selle peale, et nagu üks asi, mis mind nagu takistaks ütlemast jah, on nagu see, et kui ma ainult oma telefoni, riided ja rahakoti kaasa saan võtta, et siis kuidas ma nagu elama peaksin, eks. Et kui mul oleks nagu mingi selline pangakonto, mis lubaks asjadest maksta. Et selles mõttes, et esimese ruuduna ma valin Tartu linna, eks. Mul on siin korter, ma võin elada. Teise ruuduna võib-olla ma valin siis mingi jupi, mingi sellise ruudu Pärnu linnast, et ma saan siis minna vanemate juurde. Kolmanda ruuduna valin, ma ei tea, eks. Tallinnas lähen sõprade juurde, aga ühel hetkel on niimoodi, et nagu, kus ma nüüd elan, eks. Et selles mõttes need ruudud nagu... Airbnb 2. Sa võtad selles mõttes, et sa võtad nagu täpselt sellel 30. päeval, vaatad kella, siis lähed, sa ei saa väga palju raha röövida, kui sa seda ainult nagu rahakoti ja kaasa võtta. Ja teine see võib-olla, et pakkuda mingisugust siis teenust inimestele, et ma saan
ma saan midagi väikest, mida ma saan näiteks oma rahakoti vahele panna, saaks transportida, aga selle eest ilmselt väga palju ei maksta. Ilmselt mitte. jah, et selles mõttes noh, nagu, et kehv diil. Kehv diil, eks jah, selles mõttes oleks raha on ja siis oleks nagu see, et okei, kuhu iganes ma lähen, ma tean, et ma saan hoolitseda sellest, et mul on nagu need igasugused asjad olemas, pluss loomulikult sa saad alati ju teha seda, eks, et sa siis nagu planeerid ette, et näiteks see Ukraina stepp, kuhu ma järgmisena lähen, et seal ootab mind miski, sest ma saatsin sinna midagi. Ütleme, et sa. Ja, või siis, et oleks see, et sa saad minna samasse tagasi. Jah, aga siis sa pendeldaksid 2 vahel põhimõtteliselt, eks. Ei miks 2 vahel, ma käiks ikka nagu kõik kontinendid läbi. 30 päeva kaupa. Jah. No ja loomulikult siis on jah nii. Aga siin on jah ikkagi ka suhteliselt madalad protsendid, et filosoofide puhul on see umbes seal 10 ja nii-öelda tavaliste inimeste puhul on see napilt üle 20. Et see ei ole ka nagu seda valikut väga paljud ei võta, et siin on tõesti nagu see, et isegi siis, kui sul tõesti ei ole nagu mingid sidemeid inimestega, et see kõik ressursside küsimus Ja, et see ei ole nagu väga, ei tundu nagu väga fun. Jah. Et nagu. See tõesti, inimesed, kes tahavad minna üksinda kuskile kohta 4 pealt tundub fun, aga. Et põhimõtteliselt on see nagu juba praegu üsna võimalik ilma nende piiranguteta, et sa võidad nagu ainult justkui transporditasu. Pluss sa siis võidad ka nagu ütleme selle reisimise ebamugavuse, sest sa liigud nagu hetkega, eks, et ja saad nagu minna ükskõik kuhu. See ei ole piisav. See on tõesti, praegu saab nagu lennukiga. Jah, kui sa seda niimoodi nimetad, siis tõesti, eks, et sa saad põhimõtteliselt igale poole ikkagi minna, eks. Jah, vähemalt nendesse kohtadesse, kuhu sa reaalselt nagu tahad minna, et nagu. Et oleks see, et korraks, siis on võib-olla see, et ma saan nagu minna korraks. Mis siis saab, kui kõik mandri kohad on ära ruudutatud? No sa vist ei ela nii kaua, ma kardan. Sest et kui me ütleme 15x15 ruudud. Okei, see on tõsi. Et siis ma ei ole kindel, et sa isegi nagu, teeme kalkulatsiooni, ma peast olen 15x15 on 225. Kui Eesti pindal on umbes 45 000. Siis Eesti oleks umbes 200 ruutu ja kui sa igas ruudus pead olema. Kui ma enne võtan selle igavesti elamise, et seal läsi vastu. See 6000 päeva, sellega põhimõtteliselt Eestis saaksid juba selline 16 aastat olla. Et selles mõttes nagu ruum otsa ei saaks ja ma arvan, et isegi tegelikult tsiviliseeritud ruum ei saaks otsa. Ei saa jah. Et selles mõttes, et nagu ju mõned linnad on sadu ruutkilomeetreid, mis tähendab seda, et sa saaksid nagu olla ju ühes linnas võib-olla juba mitu kuud on ju. Et 3 või 4 korda saaks olla või New York on selline linn, et Jeerum seal saaks olla. Ma arvan, et siin nagu see parem koht oleks see, et ikkagi et peaks olema see, et sa võid minna nagu sellest ruudust välja. Et sul on nagu see võimalus. Aga siis on küsimus selles, et mis on see hind, mida sa maksad. Sa maksad seda, et sa pead iga 30 päeva tagant tegema mingisuguse hüppe. Aga see ei ole kuidagi nagu selles mõttes, et see valik on nagu seal tundub, et siis oleks ainult nagu kasu ja mingit kahju ei ole, et selles mõttes siis ta ei ole. See oleks nagu justkui nagu tasuta. Okei, sakib. Jama. See on jama. Aga me võime teha siis nii, eks, et kuulajatele ma panen mingisuguse lingi, kus saab neid sarnaseid ja teisi. See on muidu palju veel, et kas selles mõttes selles artiklis oli neil tegelikult kokku 10 tükki. Me võtsime läbi 4. Me võtsime läbi tulnukad. Me võtsime 4 tükki võtsime läbi. Aga mis on eriti põnev, on see, et need inimesed, kes selle uuringu läbi viisid, uuringu ühe osana küsisid uuringust osalejatelt, et kas neil on endil oma mõtteid sarnastest niisugustest nagu olulist muudatust läbi tegevaid stsenaariumeid ja valikuid. Ja siis, kui ma võtsin nende artikli autoritega ühendust, et kas nad on nõus seda minuga jagama, siis nad saatsid mulle väga pika faili, kus oli nagu üle 100 sarnase stsenaariumi. Mõned nendest olid täielikud jamad, aga ma võin siis selle loetelu panna niimoodi, ma ei tea, lingina siis üles, et seal oli tõesti sellised valikud, et kas sa pigem oleksid ilma küünarnukkideta või ilma põlvedeta. See on ka liiga vähe informatsiooni. Ma mõtlesin, et me saame selle saate lõpetada. Mina olen suur Eesti populaarseima, või mitte nüüd suur, aga sest ma ei ole ise väga suur, ma olen seal lühikest kasvu. Eesti populaarseima taskuhäälingu tussisööjad kuulaja. Et ma olen vist kuulanud igat episoodi. Nii. Ja mul oli nagu, ma tekitasin neile ühe nii-öelda meemi
öeldes siis seda, et esitades neile ühes lugeja kirjas küsimuse ühe sarnase stsenaariumi kohta. Mis on siis see, et ma kirjutasin seal kirjas ka, et noh, et kujutame ette klassikalist Hollywoodi stsenaariumit, mis on nagu tihti see, et keegi nagu vahetab kehad või nagu midagi sellist toimub, eks ju. Ja see on saanud nagu omamoodi meemiks nagu selles tussisööjate siis argoos, et nagu klassikaline Hollywoodi stsenaarium, kui nad mingit absurdset asja kirjeldavad. Aga see on siis see, et kujuta ette, et su ema ja su elukaaslane või tüdruksõber, abikaasa vahetavad kehad. Vahetavad kehad. Needuse tulemusel. Jah, no näiteks needuse tulemusena. Seda needust on murda. Oota. Ja see kehade vahetamine tähendab siis seda, eks, et nagu ühe inimese teadvus ja isiksus ja mälu on teise inimese kehas. On teise inimese kehas, just. Ja selle nagu olukorra nii-öelda endiseks või normaalseks pööramiseks pead sa ühega nendest seksima. Et kumma sa valid? Ma küsimusele ei vasta, aga ma küsin ühe täpsustava küsimuse. Kas see inimene, kellega ma seksin, kas ta peab teadusel olema? Ma ei olnud see väga hea küsimus ja ma arvan, et siinkohal me võimegi lõpetada. Huvitav, kas seal tussisööjate saates keegi ütles, et kas grupiseksi saab ka teha? ja, nad läksid selle lõngaga päris kaugele. Et ma ei mäleta mitmes episood, et ma ei oska soovitada. Ja siis loomulikult nagu järgmine küsimus oleks see, et kuidas on seks defineeritud? Jah. Jälle mingi, okei. Et no selles mõttes, eks, et kuigi tegelikult on ju. Õige vastus on see, et ma isegi ei kaalu sellisele küsimusele vastamist. See on ainus õige vastus, ma ütleks selle küsimusele. See on nagu see, et ainus õige käik on mitte mängida seda mängu. See on minu ametlik vastus sellele küsimusele. Aga siis jääb needus üles ja siis on elu selline. Ei, aga minu jaoks ei jää needust üles, ma ei mängi seda mängu. Sa lülitad välja ennast välja. See on nagu allapoole vööd. Kuigi see oli võib-olla allapoole vööd nagu küsimus, siis see on nagu allapoole vööd vastus. Ja, aga minu meelest on see nagu väga nagu selles mõttes, et see nagu seostub ühe asjaga, mida ma kunagi olen ühes filosoofiaseminaris nagu arutanud, kus siis oli küsimuse all nii-öelda siis olidki küsimuse all niisugused nagu sõprussuhted ja see sõpruse tähendus ja inimeste vahelised suhted, aga siis nagu sealt veelgi enam nagu see, et nagu mis on see nii-öelda see väärtus või see austus, mis sa teise inimese vastu omad või peaksid omama. Ja siis oligi see, et siis see autor ütles seda, eks, et märk sellest, et sa teist inimest, et sa oma sõpra austad kui isikut, on siis nagu sellest, eks, et kui sulle küsitakse, mis on see rahasumma, millega sa oleksid nõus leppima, et sa kunagi oma sõbraga enam ei suhtleks, on ju. Et siis see, et sa seda, selleks, et näidata, et sa seda inimest tõeliselt austad, ei ole see, et sa juurdled selle küsimuse üle ja otsustad, et ükski rahasumma ei ole piisavalt suur, et sellest sõbrast loobuda. Vaid et selle inimese vastu austus üles näitamine tähendab seda, et sa nagu isegi ei kaalu seda küsimust. Ma ei ole sellega nõus, aga ma arvan, et tõmbame siin ikkagi joone alla. No, jah. Mulle meenub üks anekdoot sellel teemal, aga selle ma jätan eetrist välja. Olgu siis. Ja, et kohtumisteni suvel millalgi ja nukid. Kaboom.